Assa. See oli hea plakk. Täitsa luts. Praegu tuleb Ai, see läks hästi. Et siin on lihtsalt hundi jäljed. Eriksson, üks. Jaa, tubli! Täna me oleme siis tulnud jälle lutsu püüdma. Aeg on edasi läinud, talv veel pole tulnud siiamaani. Et vesi on maru kõrge, et äkki läheb täna paremini kui veel eelmine kord meil läks. Ilm on soe, täna on 6 kraadi sooja ning udu on väljas. Loodan, et vihma ei tule. Rahvast on ka palju, terve see tee äär on täis, mingi 6-7 autotäit. Ja tagapidi veel olema. Kasarile kahjuks täna minna ei saanud, et vesi oli nii kõrge, et kallas ajas üle, et tulime ikkagi vaatasime ühte teist jõge. Söödana siis kasutame räime, et sügava külmas hea võtta, ei pea võtma tervet karpi kaasa, et neid palju ei kulu. Teeme praegu 2 tükki näiteks, lõikame siia ära. Räimel on muidugi see viga, et ta on pehme nahaga. Et selline ahven või on nagu parem, ütleme, sööda mõttes. Räim võib kergemini otsast ära tulla. Aga teda lihtsalt oli praegu lihtne saada, ei pidanud turule kuskile minema. Hakkab metsikud kinni on. Arvad? Ega siin ääres võib raudselt olla see malts, vaata. Arva, et ma tean, siis ma juba viskasin. Ja jäi kinni, jah. Selleks ongi ühe konksuga tegelikult hea püüda, vaata. Kui see on muidu 50 kilone maakivi külge. Ikka väga täpselt peab viskama. Oi, see läks vähe. Aga lasta alla siin taga, siis vaatame, mis saab. See läks siia maltsa taha kohe. Pärast on kala otse maltsa tagant ronib. Siit voolu äärt. Nii et ei läinud kõige parem viskada. Eks pimendus tuleb teha paremad. Kinni, mis kinni jälle. Natuke halvasti viskasid ja kohe. Aga keegi oli minust otsas. Assa. See oli hea plaks praegu. Eks hakkame rakendust siduma, mis seal ikka. Olin siis laisk ja ei viitsinud kodus rakendusi siduda. Ja ilmselgelt ühest rakendust jäin täielikult ilma, kuna vise läks metsa, siis siin on pillirook kohe ääres. Ja vesi on nii kõrge, et ei näe neid alt. Et sai natuke liiga vähe visatud. Ja teisel rakendusel siis läks pool rakendust ära, ehk siis 1 konks jäi põhja. Õnneks rakendus ise jäi alles. Et selle ühe rakenduse parandamine on lihtne, et sinna ma teen uue sõlme praegu kähku ja saab edasi püüda. Aga see ongi suur veega, ongi see probleem. Et ei saagi nagu normaalselt, et pead ära arvama, kus see jõesääng on, et see on kõik eelnevate aastate kogemuse põhja. Et ei ole niisama, et nüüd tuled vaata taha, seal on, et kus põhivool on. Et jah, kus põhivool on, seal on jah see põhivoolusääng. Aga enne seda on kõik ju pillirook tegelikult, mida me eelnevalt muidugi praegu ei näe on ja tuleb tina, et praegu 80 on vähe. Et pigem selline, ma arvan, 120 isegi võiks olla tina suurus. Nii et paneme nüüd suuremad tinad, et see asi pühisiks koha peal. Ei ole tolku, kui ta kuskil roogu ära sõidab, siis kala ei saa. Noh, mis teed siin? Vaatan vanasi telefone. Millised kaunitaarid kunagi olid. Et võite tuua enda vanad telefonid ka kalastuse EU kauplusesse, et kellel midagi teha ei ole, et me kogume kokku need ilusti. Siin on päris huvitavaid asju, nostalgiat. Ja kunagi teeme ühe ilusa seina, kus on kõik vanad telefonid, mis on kokku kogutud, Nokiaid, mida iganes, kõike. Näe, isegi korpus. Näe, kui tänapäeval müüakse... Telefoni juppe võite ka tuua niisugused korpuseid asju, kui kellelgi järgi on, miks mitte. Nendes saab ka täiesti taastada neid telefone korda. Tänapäeval müüakse kaitseekraane ja siis olid uue korpuse sõid osta. Proovi see tänapäeval kuskil telefoni uut korpust. iPhone'ile. Jah, iPhone'il uus korpus. Nii et jah, kellel on, tooge, kui on makti. Kui raske see on huvitav? Üks, kaks, kolm, Metsamiis. Kurat, ma jään kinni sinna. Jah. Desaine peale ja kartunda. Kuidas kuule? Võtke ära, ei ole mõtet reita. Ja saame pooleks selle.
hea kuiv puu. Vana puu, et ma ei ole uut kasutanud. Nüüd ta läheb ka. Ma tean, ma tahan siiapoole kuivama. Nüüd peab lähemale natuke panema. Kuivama. Noh, millest alustame. Siit jäävad kõik kinni mul järjest. Võtaks selle, mis kõige kauem olnud on. Ai, need on kõik sassi ju. Oh, see tuli ära isegi ilusti. Mine kõik. See kahe liipsuga rakendus. Et võiks olla õlg viia kaugemale vaatada. Aga mida rohkem asju, seda rohkem ta hakkab liikuma sul ka voolus. Et mida vähem igast uina-muinasid siin vahel, seda parem. Tuleks siis lutsu ka vähemalt, nii et vaatame, mis saab. Et esimesed kontrollimised ei ole kõige paremad olnud. Et vaatame. Lõkke saime ülesse, puud on küll märjad, juba suutsin jälle lipsust ilma jääda ja küll me hakkama saame ja küll me selle lutsu ka välja võtame siit. Oh, nüüd on hea. Korsten töötab. Korsten kustus. Lööb need põlemiskahvid põlevad, et läks siis kuskil välja. Kõht läks tühjaks ja hea on selline kaasaskantav grill, gaasigrill. Et paneme selle siis huugama. Kõigepealt tuleb see asi kokku heitada. Olen seda ühe korra kasutanud. Lõkke meil juba ilusti põleb, aega läks, aga asja täis. Praegu meil ei ole vaja tulekindlat alust, aga muidu see koti tõmbab lahti ja sellest saab tulekindla aluse teha ilusti. Vaata, ma proovin aru saada, kes see käib kokku. Ühe korra olen grilli kasutanud ja ei mäleta enam, kuidas see kokku käis. Aega läks, aga asja sai lõpuks. Palloon taha ja või? Näe korras. Noh, paneme siis vorstid peale ja grill on natuke aega soojaks läinud. Soe toit kala on ikka parim asi. See on nagu talvel need külmkuivad toidud paned kuuma vee peale, on hea teha. Mis siis on lutsupüügil niikuinii midagi tarka teha vahepeal ei ole. Ju ootada ainult niisama. Külmaks on läinud. Suu aurab ju. No vaatame, mis siin siis on. Midagi siin käib igatahes vahepeal. Kaks viit pooleks. Raudselt, ei, ma jätan raudselt kinni selle, peame kihtale. Ei ole siin kedagi otsa. Niisama käib. Aga mis on? Midagi ei ole. Ussitki alles. Nii et järelikult... Sitt on täis, näete. Siin on sitta täis jookselt. Jah, siis ta käibki vaata vooluga. Aga uss on jumala räpal, vaata. Kas mool on teinud või on niisama närinud keegi? Siia tuleb küll uus uss panna otsa. Kuule meie vorstid hakkad kärssa. Ei, vorst või kärssa veel kuskil. Ma võiks vihaussi panen juurde. Noh, liha valmis või? Vorstid vist on, jah. Teeme väikse šašliku selle. Kana ka valmis ja vahetasime vahepeal ballooni ära lihtsalt tühjaks sai. Nüüd on ikka leeki ka asju all. Rahvas on mööda käinud ja ainult päikest võtnud. Ja seda ka vähe. Esimesel korral siis lutsu tabada ei õnnestunud. Katse vol 2, et tänaseks näitas täitsa mõnusat ilma. Kaardi järgi peaks siin väike auguke olema. Vaatame kohe tiiperiga siis järgi, et kas siin reaalselt on ka mingi auk. Et vesi on maru kõrge, kalda äär on jääs, et täna siis kasutame jällegi pikkasid ritvasid, et saaks kala üle tõsta, kui peaks kala saama. Et allpool oli kõik oli jääs igatahes. Nii, nüüd mis me näeme siit? Seal on 2,2 meetrit, kala näitab põhja peale. Siis on jälle roogu. 2,2, ühesõnaga nii. Nüüd ikka on ühtlane, on selle järgi, et on kõva põhi.
nüüd läheb 2-3 peale. Otse meie ees on siis auk ühesõnaga. Okei, väga hea. Meie ees on auk ja sealt läheb siis ta nii 2,4. Okei, kaart peas paika. Nüüd läheb madalamaks seal, kus roog hakkab. Nii, väga hea. Aga vaatame korra, mis siin eespool ka toimub siis. Et siit roo tagant kohe. Nii, vaatame nüüd lähemalt. Nii, mis ta siin näitab nüüd? 2,4 ilusti, nina ees. Okei, väga hea. 2,3. 2,2. Ühesõnaga siin läheb madalamaks. Auk on ühesõnaga seal pool. Aga vaatame, ja nüüd läheb madalaks ära. Jah, seal on vett. Okei, rohi. Ühesõnaga tuleb üles poole. Muidugi natuke halb on see, et täna mingid jääkamakaid ka liigub alla. Nii et loodame, et see väga püük ei sega. Vaatame, et teise kaldasse ei viska. Ops, ei visanud õnneks. Meeter kaldast, mis seal on? Vaatame. Kas sinna üldse tasub visata? Selle järgi ma vaatan, et seal ei tasu, sest seal on malts. Kaugele me peame tulema sealt siis, kus see malts ära lõpeb. Malts on umbes 2 meetrit vastas kaldast, siis võib hakata püüdma, seal on 2 meetrit. Nüüd, kui ma tulen ilusti, 2,3, 2,4. Okei, jõe keskel ühesõnaga, peab viskama peaaegu teise kaldasse välja. Siis on see sügavam ala. No selge. Nüüd on meil tiipariga teada. Ilusti vaadatud kõik. Ma olen täna ei kusagil. Ning mis siin kõige hullem on selle asja juures, et siin on lihtsalt hundi jäljed otse tee peal. Õnneks ei tundu päris värsked, et on natuke lumega sulanud, aga ma ei tea, võib-olla on öised. Nii et natukene kriipi on olla siin, ma ütleks ausalt. Guugeldades siis lõi välja, et 10 senti umbes jälje suurus ja meeter kuni 1,4 meetrit 2 jälje vahe. Ehk siis läheme siit jala sammuga. Ops. Nii et põhimõtteliselt ongi. Ja siit ta läheb niimoodi. Hunt meid ära ei saa. Tundub selline omamoodi. Et eks loodame, mis saab. Vaatan, siin vesi ei ole. Ja siin kannab täitsa. Kannab täitsa väga hea. Siit saab võtta kala, kui on vaja. Peab vaatama, et lihtsalt vette ei kukuks. Päris hea lamp on niimoodi peas. Mõtsi küljes, et ei peagi kohe pealampi kasutama. Et kui sellised väiksemad nipet-näpped asju teha. Nii väga 6 sõlme siia. Paneme selles onksule. Tina külge ära ja rakendused ninad lihtsad. Täna samuti proovime siis räime ja ööussiga. Vaikus on küll täielik. Imelikult vaikne kohe. Mitte ühtegi täna jõe ääres ei olnud kedagi. Panemegi selle, ma arvan, kohe sisse ära. Või noh, ma teen valmis ära need kõik siit, siis saab järgmise rakenduse otsa panna. Et soovitan ikkagi kodus valmis siduda kõik rakendused, et siis on see, et ei ole vaja jõe ääres selle peale hakata aega raiskama. Et mul kahjuks varuks tehtud ei ole, aga vähemalt saab mingi osa rakendusi sisse visata kohe. Et jõudsime ka muidugi hiljem, kui ma lootsin esialgu. Paneme ikkagi terve ööka otsa. 3 korda õmblen läbi. Nii. Üks öökas on küljes. Kelluksega muidugi tuleb ettevaatlikult visata, sest muidu viskad lihtsalt selle minema otsast. Nii, aga alustame siis. Nii hetkel on veel näha siis, kuhu me loobime. Jah, jääkuubikuid ujub siin, nii et peab üle ettevaatlik olema. Super, idekas koht. Ilusti läks õigesse kohta. Siin puhtaks tegema platsi. Nii, väga hea. Esimene läks väga hästi. Nii, vaatame, kas ridvad lähevad nüüd minema. Ja lähevad. Ai. Nii, saab kätte, hoiab kinni. Nii, ja juhtuski täpselt see, mida ma kartsin.
et jääpangad hakkavad vedama neid asju allavoolu. Ai, kurat läkski. Jäigi kinni sinna kuskil. Sa kurat. See läks küll väga halvasti praegu. Ai viiti. Tuleb, ühe sain kätte. Aga jäi kaldasse kinni. Nii. Küsimus on, kui palju mul alles jäi. Üks konks. Mõlemad jäid alles õnneks. Täna on siis ehtne lutsu ilm. Kuu särab taevas. Nii et tegelikult räägivad, et ei tohiks võtta sellise ilmaga luts. Äkki tulevad pilved ette, tuul peaks ka õhtul muidugi tõusma. Nii et praegu on hetkel vaikus andnud. Ainuke, mis on hetkel ritvu liigutanud, on jääkamakad, mis ujuvad siin vahepeal, ulbivad. Et sai õnneks pandud natuke kaugemale, et õnneks tulevad siit kalda äärest, aga vahepeal ikka tahavad liini takerduda. Vaatame, mis siin toimub. Näe, siin tundub kala otsas olevat. Vaatame, mis ta teeb. Näe, tundub kala, vaatame, mis siin toimub. Opa! Ja ongi lutsukene otsas. Väga hea. Tuleb mingi väike kala. Ei ole küll suur, aga näe, luts. Täitsa luts. Kahjuks alammõõduline vist, nii et see läheb tagasi. Nii, laseme selle väikse 33 sentimeetrise siis tagasi. Vaatame, et ise ära ei upu, nii et siin on mõnus jääkamakas. Ops, mine nüüd. Mine uju. Midagi siin vahepeal on hüpanud, võib-olla on tuulest, võib-olla on lihtsalt käinud. Teeme väikse kontrolli vahelduseks. Aga siin ei ole mitte midagi. Vaikus, puhastame siis ära. Teistel oli ainult malts otsas, nii et. Hetkel mul tavavalgus on puhtalt mütsi pealt ainult, nii et ja siis on taga Makita lamp. Et viskajaks on hea, aga niisama toimetamiseks on see Norfini LED-iga lamp on väga hea. Nii, lasen järgi, sest 2,5 meetrit on. Muidu ta kukub mul siis samma äärde. Ma ei saa siia äärde lasta, sest muidu jääkamaks siib tamiili minema. Tänane üllataja on väike turvapoiss. Polegi turba ennem tabanud lutsupüügi käigus. Et see on minul esimene kord. Las elab oma elu edasi. Nii, uus kala on otsas siin. Keegi siin kolistab igatahes. Nüüd enam ei kolistagi või? Oota, nüüd hakkas teisel kolistama. No vaatame, siin peaks kala otsas olema. Ops! Ei keegi siin vist. Jaa, väike junn on otsas. Jah, väike luts on otsas. Jälle alamõõduline kahjuks, aga mis teha? Õnneks on nii ääres söönud, et selle saab ilusti kätte. Ja ööussi tahtis. Kalatükki tahtnud, aga ööussi. Ilma Ootavaks läinud, et mingit vihma täiega kallab ja tuul on 13 meetrit sekundis siin. Vaatame, see kogu aeg see ritt käib siin. Arvan, ta tegelikult hüppab tuulest, aga noh. Kontrollime siis vahelduseks ära. Ei ole siin midagi. Hunnik, malts ainult küljes. Oi jah. Autos läks ka maru niiskeks, akent lahti enam ei saanud hoida. Et kõik malts, see tuul või tuli sisse ja. Aeg oli sealmaal, et lõpetasin püügi ja hakkasin kodu poole sõitma. Alguses oli veel ilm okei, aga umbes 20 minuti pärast oli täielik lumesadu, et pidin auto tulesid iga 10-15 kilomeetri tagant puhastama, sest ikka mitte midagi ei näinud. LED-tuled võlu, et ei soojenda klaasi. Kolmas katse lutsupüügile, et lubas tormi, või noh, tegelikult ongi torm. Ööpäevaga on tulnud ikka lund korralikult alla, mis ta siin on siis? Palju seda on? 25-30 sentimeetrit ütleks äkki või. Et tegime oma raja sisse, et muidu tuleb üle kummiku ääre ja aga täna on selles suhtes, et olud on veel keerulisem kui eelmine kord. Kui eelmine kord juba ujusid meil jääkuubikud, siis seekord ujub neid veel rohkem. Vist paar korda on juba sisse ka ujunud, nii et ma isegi täna ei pannud veel 3 ritpagi sisse, et vaatame, kui kannatab püüda, siis ma panen 3 ritva sisse, kui ei kannata, siis ma püüan 2-ga täna.
et tuul peaks olema selline 6 puhanguti 13. Torm, mis lutsule just peaks meeldima. Et teise päeva juures ma just tegin nalja, et ideaalne lutsu ilm, et kuu paistab ja kõik, aga täna on kõik risti vastupidi, nagu eelmise korra lõpp. Kodutee oli õudne. Ehtne lutsu ilm, lund sajab, väljas on +1 ja mida hullem ilm endal olla, seda parem lutsule. Aga lund on mõnusalt, nii et täna ehitame lumememme äkki ka valmis, nii et lumi ilusti pakib, nii et. Video kokku monteerimine käib. 3 tunni pärast saate juba vaadata. See, mida ma kartsin. Et 3. kord lutsul ja vaatame eelmise päeva või üle-eelmise päeva materjali. Sama istume autos ja ridvad on sees. Sidur pane ikka peale. Mis toimub? Maltsas või on kala või? Kala. Kala või? Mulle tundub kui kala või on mingi sitt otsas. Võta lamp võist alles poole. Ja ma just võtsingi, et ei tule midagi. Näegu see on jää ujunud sinna alla. Ja, täis on. Maltsa täis. Ja see jääpankasid ujub kogu aeg. Aga vaata, kus oli kaldasse ära sõitud. Palju sul tina on? 60. 60 on vähe. Sott tuleb panna siin vähemalt. Hea on ikka lambiga näidata, vaata, näed ka jõge. Said kätte? Said jah. Venitan sellega, et raskast välja. Praegu tuleb Ai, see läks hästi. Oota, mis asja, kas ritt läks pooleks või tõmbas rida jätku sisse? Tõmbas sisse vist. Tõmbas sisse? Aga siis läks vähemalt hästi sellega. Aga minu arust murdus rakendus ära. Jah, sul on rakendus katki. Siit on Tamiil. Aga oota, kas rakendus on sul veel otsas ju? Ma ei tea, kohe vaatama. Ta läks sul vahepealt katki rulli juurest. Jah, tundub küll jah. Nii et proovi äkki saad käega kätte. Ja ta minust lendas välja. Oota, mis see siin on? See ta lendas välja hoogud. Niimoodi. Vaata, tuleb Tamiil siit. Nii, tina said kätte vähemalt või? Tina rakendus on käes. Ei, ussi said. Tina said ka kätte. Ja, et auto esiklaas ei lennanud. Miin läks mingist X-kohast läks puru. Viga saanud kuskil. Juba on päris head lõhnad, kus juures ma ütleks. See ei ole liha veel jõudnud pealegi panna. Väike Armeenia grill. Noh, liha on valmis ja mis seal on siis? Seesvõrsalat. Meil on kana ja kana sai valmis ilusti grilli peale. Lutsu veel tulnud ei ole. Ei tule. Mine tea, äkki tuleb. Ussid olid ära söödud, nii et soe söök on ikka hea kalal. See nagu talvel, vaata, oled jää peal ja siis teed väikse selle kuiv toidu. On mõnus. Oled juba -25 on õues. Aasta tagasi oli -25 ja värske kana ja Seesari salat. Ja pool maha. Pool jätame jäässe. Siin on küll jäneseid, nii et ma tean. Las söövad ära. Maxima Seesari salat isegi kõlbab kuskile. Nii et